Euroopa kaitse Küprose jaoks. Alates sõja puhkemisest Iraani vastu lasti 1. märtsil Küprosel asuva Briti sõjaväebaasi pihta droon. Tõenäoliselt tulistasid selle välja Iraani liitlasest Hezbollah võitlejad. Huvitav on märkida, kuidas reageerisid mõned Euroopa Liidu riigid. Euroopa Liit ei ole NATO sarnane sõjaline liit. Euroopa Liit lepingu artikkel 42,7 kohustab liikmesriike andma abi ja toetust kõigi oma vahenditega. Seda artiklit on alates 1992 aastast kasutatud vaid korra. Prantsusmaa poolt pärast 2015 aasta islamiriike rünnakuid. Ka täna mainis Crosetto seda lepingut. Itaalia saatis piirkonda mereväe üksused, sealhulgas fregati Federico Martinengo. Hispaania saatis fregati Cristobal Colon. Prantsusmaa tuumajõul töötava lennukikandja Charles de Gaulle ja fregati. Esimesena tegutsesid kreeklased, saates Küprose lähedale 2 fregati ja F-16 hävitajad. Kreekal on saarega tihedad suhted. Küpros ei ole NATO liige ja on jagatud Kreeka ja Türgi mõjusfäärideks. Kreeka sekkumine oli etteaimadav, kuid Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia sekkumine viitab millelegi enamale. Sekkumine tuleneb Euroopa Liidu liikmelisusest ja liidu muutumisest organisatsiooniks, mis keskendub majanduse kõrval ka kaitse. Pole kindel, kas see protsess viib Euroopa riigid relvajõudude integreerimiseni, sest Alcatus ei hõlmanud Euroopa Liitu, vaid rahvusriikide tavapärase otsustusprotsessi raamidesse. See sündmus sunnib suuremale koordineerimisele väljaspool NATO-t, järgides Euroopa kuuluvust. Sõda Iraaniga on Euroopa Liidu jaoks kriis, mis võib suurendada integratsiooni, eriti kui Ameerika Ühendriigid roll väheneb ja Ukraina toetamine jätkub. Millised on nende sündmuste tagajärjed? Mida arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.